Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani. Minu nimi on Kristel Laksmi Tetton ja ma ütlen teile aloha Hawaiilt, suurelt saarelt. Ja ma kutsun ennast sageli külluse antropoloogiks, sest väikesest peale on mulle külluse teema olnud kõige südamelähedasem. Ja olen seda uurinud ükskõik kuhu ma siis olen reisinud praeguseks kuskil 30 erinevat kohta, et kuidas siis eri maadel erinevalt siis inimesed oma küllust loovad ja mis nippe nad siis selleks kasutavad. Ja lisaks siis viimastel aastatel, koguni viimasel 10 aastal, 11 aastal, olen siis lisaks juurde pakkunud siis erinevaid keha, meele, vaimu tehnikaid, mis aitavad siis veelgi paremini aru saada, et kuidas see küllus üldse toimib ja kuidas siis jätkusuutlikult luua selliseid süsteeme, mis siis nii-öelda siis kannaks meid läbi elu ja võib-olla ka isegi tulevastele põlvedele abiks oleks. Ja ma usun, et meil kõigil on olnud selliseid hetki, kus me jookseme kinni, oleme täiesti nii-öelda nurka surutud, eriti just rahaliste seisudega. Ja minu elus on neid hetki olnud väga palju, kus tõesti ühel hetkel oled maailma nii-öelda siis tipus ja teisel hetkel oled täiesti nii-öelda siis maas. Ja ühel sellistel siis hetkedel, mäletan, see oli 2005 aasta, kui mul tuli meelde see hetk, kui me olime vanaemaga laua ääres, ma võisin olla 13-aastane ja vanaema lihtsalt tõdes fakti, et me oleme vaestena sündinud ja vaeseks ka jääme. Ja siis aastaid hiljem tuli mul see uskumus nii-öelda siis üles uuesti, mõtlesin, issand jumal, et see uskumus on ikka veel töös, et midagi tuleb kohe ruttu sellega teha, et see enam nagu nii-öelda siis reaalne ei oleks. Ja paari aasta pärast siis avasin oma firma stuudio ja oma firma toimetamistega siis Eestis ja mäletan, et kui ma läksin siis vanaemale külla ühel päeval, siis ta vaatas aknast välja, ütles, et oi jumal, et kellel see hästi särav uus punane auto on ja milline veel see auto number, Angel 55, et ei tea, kes nüüd siis siukse autoga tuli. Ja siis ma ütlesin, et kallis vanaema, et see on minu auto, et tahad, et lähme lõbusõidule, et näitan sulle, kui vinge auto on. Ja ta ei uskunud nagu, et mis mõttes, et kuidas sinu auto, et kus sa nii palju raha said. Ja siis ma seletasin, et millega ma siis tegelenud olin, et oma firma ja kõik sellised asjad, et töötanud väga kõvasti. Ja mingi aja pärast siis ma kutsusin ta ka külla, et ma elasin too hetk siis Vaale maja 14. korrusel, nii et vaade avanes siis merele ja Tallinna kesklinnale. Ja kui ta seal oli, siis ta oli ka, et oi, et see on nagu mingi suurlinn, nagu mingi New York või mingi koht, et nii ilus öösel just eriti ka, et see vaade on see nii nagu teissugune, et ta ei uskunud nagu üldse ikkagi veel, et see oli nagu reaalsus siis. Ja aastaid siis hiljem, 2013 aastal jooksin ma nagu kõikide oma asjadega kinni, üks niisugune nurgas olemise seis ja otsustasin, et ma tahaksin uuesti minna Mehhikosse ja Mehhikos siis juba ühe korra käinuna mõtlesin, et okei, et ma teen nüüd sellise teistmoodi toote, et sellise nagu meditatsiooni, et kuidas siis raha ja küllust oma ellu siis hakata tõmbama teistmoodi ja panen sellele nimeks rahamagnet ja viskan selle välja siis 5 euroga, et 5 eurot ikka inimestel on võimalus maksta. Ja ise just mõtlesin, et et kui ma nüüd uuesti Mehhikosse lähen, siis mul oleks piletirahaks vaja umbes 500 eurot. Ja siis mõtlesingi, et näed, et 5 eurone toode, 100 inimest, siis peaks see 500 olema juba täitsa köki-möki käes, on ju. Ja jagasin seda siis igal pool, kus sain oma nimekirjades, e-mailidega, postitustega Facebookis ja gruppides ja nii edasi. Ja tõesti üldse polnud vaja pingutada, see oli täiesti, läks nagu soe sai nii-öelda ja sain oma siis selle Mehhikosse mineku raha kokku. Ja aja jooksul siis ma vaatasin, et selle külluse teemaga tegeledes on väga erinevaid aspekte, millele siis panna nii-öelda rõhku ja hakkasin vaatama siis sügavamale, mis on siis veel need teemad. Ja aja jooksul siis lõin neid järjest juurde, et praeguseks on siis neid rahamagneteid kokku 8.
Ja miks need rahamagnetid on siis nii erilised, on just see, et iga magnet, mis ma siis jällegi välja tõin, ma katsetasin selle ise ära, et kas et okei, et ma teen nüüd selle järgi, et mul on 500 eurot vaja, et kas selle 5 eurosega saab nüüd paljundada seda siis nii palju, et saan 500 eurot. Ja sain, on ju, et okei, 5 euroga on võimalus 500 eurot saada, okei, tubli. Ja järgmiseks võtsin siis natuke siuksed holistilisemad aspektid, kuidas siis küllust mõjutada. Seejärel siis tegelesin magnetismiga, et kuidas siis külluse magneti asja tõsta, siis mikro- ja makrokosmos, siis kuidas elu ülesanne mõjutab meie nii-öelda küllust ja rahaseisu. Ja siis vaatasin ka sellise havailast ühe tehnikaga, et kuidas nagu alateadvust ja kõike siis rahablokke nii-öelda puhastada ja lõpuks, kuidas see siis kõik kokku tuua nagu sellisesse lahedasse siis just nagu see külluse ratast nii-öelda siis täiega nagu töösse panna. Ja sellepärast see 8 rahamagnetit on tegelikult väga selline eriline, kuna ta on väga selline, ütleme, holistiline toode, et ta pakub väga erinevaid siis aspekte, kuidas siis hakata tegelema raha kui sõbra, kui suhtega ja sellel on väga palju erinevaid kihte, et sa hakkad koorima seda nagu sibulat, et võtad selle ühe koore ära, vaatad, siin all on veel 5 koort, mis on vaja ära puhastada või ümber muuta, et olgu selleks siis uskumused või mingid muud asjad, mis on siis kuskil kinni jooksnud. Ja kui ma siis seda niimoodi praktiseerisin läbi aastate, siis ma nägin, et sellest sai ka selline tõesti esimene siuke hea minikursus, et ta on siuke kompaktne, tegeleb nende erinevate teemadega ja inimesed siis hakkavadki nii-öelda siis aru saama, et kuidas seda siis nagu töösse panna. Ja kui nüüd tulemustest rääkida, siis ka teistel 2 naist peale ka minu enda, kokku siis 3 inimest, kes on tegelenud rahamagnetitega, on oma ellu siis tõmmanud täiesti uued autod. Et see nii-öelda soov sellel ajal, kui siis tegeleti selle rahamagnetiga, oli välja heidetud ja rahamagneti siis energiat aktiveerisid siis universumi abi ja need uued autod siis tulid meile siis läbi erinevate allikate, et selline võimas nagu jällegi tulemus, et tõesti auto manifesteerimine, veel tutu auto manifesteerimine on ka ikkagi väga suur asi, on ju. Ja nüüd ma loeks ka veel ühe lisa nii-öelda siis väikese tagasisideme, et kuidas see rahamagnet siis veel võib toimetada. Tere Kristal, tänud eelmise rahamagnet number 2 eest. Olen uurinud ja kasutanud erinevaid vaimseid praktikaid külluse suurendamiseks ja iseenda avardamiseks ning seetõttu oli põnev kuulata, mida sina selleks välja oled töötanud. Kui magneti sain, ei olnud mul erilisi probleeme sissetulekuga ja see oli pigem huvist ajandatud ost. Tegin meditatsiooni mõnda aega, aga siis see ununes mitmeks kuuks. Nüüd hiljuti tekkis olukord, kus tööandja ei pidanud kinni lepingust ja teavitas mind, et saab mulle kompensatsiooni maksta alles veebruari lõpus. Aasta alguses sellist uudist kuulda pole just meeldiv, eriti kui finantsplaanid tehtud. Leppisin olukorraga, tundes ise, kuidas sisemuses pinge tekkis. Paar päeva tagasi meenus mulle rahamagnet ja otsustasin proovida, ehk midagigi suudan oma energiaga ära teha. Ja see toimis. Lisaks sellele, et olen tänaseks saanud mitu tööpakkumist, olen vabakutseline. Tervitas mind täna hommikul pangaarvel tööandja poolt võlgu jäädud summa, imeline. Igal juhul on vahva, et meil on ärksaid ärivaistuga eestlasi nagu sina, kes oma turundus- ja tootearendusoskustega suudab mitte millestki luua endale küllusliku vabaduse. Mul on seda esimest, aga ärivaistust jääb veel pisut puudu. Sestap mõtlesin, et kui juba alustan, siis katsetan ka rahamagnet 3-ga. Mine tea, mis põnevaid ideid ja võimalusi siit veel avaneda võib. Edu, Marju! Ja tänaseks päevaks on tõesti üle, ma usun, nüüd juba vist 200-300 inimest ostnud neid rahamagneteid läbi aastate ja mitmed inimesed on võitnud ka siis loteriiga päris suuri summasid juba tuhandetes eurodes. Ja samamoodi rohkem võimalusi on inimestel hakanud tulema, et võib-olla need võimalused olid ka ennem seal, aga need rahamagnetid tegelikult aktiveerivad meie võime olla siis ka oma intuitsiooni suhtes ja kõige suhtes siis, mis meie välises maailmas toimub nagu rohkem tähelepanelikumad. Ja see on selline väga suur asi, et kui see hakkab sulle looma siis rohkem külluse võimalusi ja ka raha võimalusi, siis miks mitte.
ja praegu on siis selle pakkumine 8 siis rahamagnetit, iga hind on tegelikult rohkem kui 5 eurot, aga praegu siis sihuke sooduspakkumine on siis, et iga rahamagnet siis 5 euro eest põhimõtteliselt, et saad selle kogu paketi siis 40 euro eest. Ja see on väga imeline pakkumine, sest tõesti, kui inimesed on siin manifesteerinud juba autosid ja mitte ainult üks inimene, vaid tõesti 3 inimest ja võib-olla need on isegi rohkem, nad ei ole mulle tagasisidet andnud, siis see on juba väga suur asi ja tõesti, kui see aitab tõsta sinu elukvaliteeti ja paljusid asju siis, mis on võib-olla blokis, siis tööle lükata, on ka väga suur asi. Ja kui sa ostad selle siis nüüd vastavalt sellele, kuidas siin Kajabis need emailid ütlevad, ajapiirangu sees, selle pakkumise siis piirangu sees, siis sa saad veel ka 2 lisaboonust. Üks on siis delfiini video boonus, mis siis aitab aktiveerida sinu voolamist ja küllust ja intuitsiooni ja teine on siis boonus, kus ma räägin siis sinu külluse takistustest ja blokkidest. Nii et 2 lisaboonust ka, kui sa kohe nii-öelda siis vajutad osta ja teed selle nii-öelda siis järgmise sammu. Ja soovitus siis, kuidas nende rahamagnetitega siis töötada, on just, et mina soovitan, et võtta vähemalt 1 siis magnet nädala peale ette ja ühele magnetile siis anda 1 nädal, praktiseerida seda siis 1 nädal vähemalt ja sedasi saad sa kõik magnetid läbi käia 8 nädalaga. Ja lähiaegadel ma kindlasti teen neid magneteid juurde, et siis jätkata seda sibula koorimist, sest küllus on nii mitmetahuline teema ja siin neid nii-öelda siis erinevaid aspekte jätkub veel küllaga pikaks ajaks. Ja kui sul peaks siis olema soovi isegi sügavamalt minna edasi sellega, siis külluse seikluskoolitus unistuste ellu on järgnev võimalus, mis tuleb ka kohe siin pakkumisena üles, et siis vaata seda, et mis seal võimalus on, et see on siis 8-kuuline seiklus, mida saad siis veel sügavamalt ise edasi teha. Nii et ma soovin teile kõigile paremat siis küllust igal tasandil ja loodan, et siis minu lugu ja minu lahendused inspireerisid teid ka ise siis valima mingit uut lahendust ja võib-olla siis need rahamagnetid on siis selle Külluse Akadeemia esimene tibusammude nii-öelda siis võimalus sulle hakata muutma oma rahalist ja külluslikku seisundit ja oma elu siis jätkusuutlikuma külluse vooluga rikastada. Nii et suur tänu sulle, imelist kulgemist, saadan siit Hawaiilt kõike imelist ja külluslikku energiat ja kohtume siis mingil hetkel, et vahetada tõelisi aloha kallistusi. Suur aitäh sulle ja kõike paremat!